mõni kord enne kui uni tuleb, meenutatakse seda meile. Kõik, mida tasub uskuda, on kuskil alles. Mets kohiseb ikka, ega reeda kedagi. Kambjas hõiskavad öökullid, tiivad lehvitavad varje ja elu alates aegade hämarusest on hobusele inimese elus oluline koht kuulunud. See sajandeid väldanud iidne side on kujundanud meie igapäevast elurütmi, meelelaadi ja väärtushinnanguid. Vanimad arheoloogide poolt leitud hobusäilmed sattusid Kundas maapõue juba 7. aastatuhandel. Vähemalt sellest ajast alates on inimene koos hobusega kaitsnud maad ja harinud põldu. Kuid uute leiutiste kasutuselevõtt, meid järjestikku tabanud ühiskondlikud vapustused ja pidevalt kiirenev elutempo suutsid vaid poole sajandi jooksul selle põlise suhte pea täielikult lõpetada. Kui 20. sajandi alguses loendati Eestis üle 200 000 hobuse, siis 2012. aasta septembrikuu seisuga on PRIA registris arvel vaid 10 000 hobuslast. Ning need loomad, keda täna ka põllu- ja metsatööl saaks kasutada, moodustavad sellestki kogumahust vaid imeväikese protsendi. Kuid ka täna, mil turumajanduse poolt dikteeritud tempoga vaid traktorid ja kombainid sammu suudavad pidada, leidub siin-seal entusiaste, kes oma majapidamises ka hobustele väärikat rakendust on leidnud. Viljandimaale elama asunud rahvusliku ehituse õppejõud Priit-Kalev Parts on võtnud eesmärgiks need kunagi nii iseenesestmõistetavad hobuoskused sedavõrd selgeks õppida, et koos oma Eesti tõugu märaga kodutalus vajalikud talitused ise ära saaks teha. Mina olen temaga jännanud kuskil paar aastat ja eks ma olen ise õppija ja kõiki ma ei oska, aga minu hobune oskab juba künda, häästada, saani vankrit vedada, lund lükata või täpsemini lund tõmmata ja palke metsast välja tuua, lapsega ratsutada ja ka minuga ratsutada. Hobuse ja hobusemehe tööpäev algas ka sellel 2011. aasta lumerohke talve hommikul 3,5-aastase Eesti tõugu mära Taira kolga ette rakendamisega. No, on nüüd jälle külitanud ja küliti kaka sees olnud. Ja see puhtus on muidugi töö tegemise ajal. Erilist tähtsust pole, aga äkki pärast teeme saanisõitu ka siis. Pähe. No, kommid suhu. Me oleme kõik kohad siin elkureid täis reputanud, sest et käime tihti peale pimedas sõitmas. Nook peale. Külm on ka kanged. Sõlm peab olema niimoodi, kiiresti lahti saaks. Kui midagi juhtub, siis raks tõmbad ja mul on 2 ohjad, need on pikemad, teised lühemad. Pikematega on just nagu kolgaga järelvedamiseks hääd. Et siis ma ei astu palgi otsa või adra või äkke otsa. Natukene tülikamad on nad ka tänavuse
lumega mõtlesin, et miks mina pean lund lükkama. Leiutasin sellise lumesaha. Ega ma päris muidugi ei leiutanud, umbes midagi sellist on raamatust ka näha olnud. Aga toode tahab veel arendamist. Mõeldud siia kivi panna, aga kivi enam kätte saa. Järgmiseks ülesandeks oli küttepuude väljavedu paigast, kus traktori kasutamine nii masinale endale kui metsaaluse seisukorrale halvasti võinuks mõjuda. No nii, tubli. Muidugi on raske, jah. On, aga küll me hakkama saame. Mul on ka raske. Nii, mine. Nii, nüüd nende kahe kuuse vahel. Vaat, tubli. Tubli. Noh, nüüd läheb tööks lahti. Paneme kinni. Küll mund puusse ei taha väga hakata, jah. Äkki jääb kinni. Mine. Alguses veel pakk kinni külmanud. Ja muidugi kaugemas perspektiivis ise ma unistan ja näen seda, et tegelikult on paljudes Euroopa maades juba ongi levimas hobu metsandus ehk siis hobustega väljavedamine, kus on siis kombineeritud kaasaegsed veokid ja tõstukid, diiseltõstukiga forwarderid, aga veavad hobused, eriti kaitsealadel ja rasketel maastikel on see Soomes, Rootsis, Inglismaal juba üsna popiks muutunud. Ja kelpaa kaikille haastaa, että me ollaan Karjalan maasta reippaita poikia, jolla oikea luonnonlaatu ja meininki. Veotöödel on tänapäevasele hobusemehele tõhusaks abivahendiks autorehvidel liikuv vanker ja ehkki etnograafiliselt puurattad kaasaegsemate veermikosadega on asendatud, võimaldab selline vanker nii suvel kui talvel metsas lõigatud pakud maja juurde vedada. Heillä on raiti suumari henki, siitäpä riittään toisilleenkin pieniä murusia. Jos on surusia, pannaan murreet puoliksi. Ta loob päeva sellise sundrütmi, et sa ei saa jääda ööpäevaks läbi tuppa passima, vaid sa pead ikkagi mingitel hommikul ja õhtul mingil kellaajal kas või veerand tundi tema peale kulutama. Minagi ikkagi arvutiekraani vahtimisega põhiliselt teenin leiba, et saab jah, natukene liigutada, värsket õhku hingata ja kõige selle hobuse töödega on ikkagi, mees peab ka midagi tegema. Kõrrekene tõukab mättast, vilkad tuusud leevaniina, õite avanevad silmad, täis on taevas hiina. Vaata parajane liiblik, pähnilisi tõstab tiibu, täisele sul kirju mardik, jätnud märjad riibu, keset pakatavaid põõsaid, rõõmsalt üümisedes lähed ja su puudud tuusel pungad, puhkevad kui tähed. Kõrrekene tõukab mättast, vilkad tuusud leevaniina,
õite avanevad silmad, on täis taevasiina. Kuid ka kevadiste põllutöödega tuleb Priit Kalevi Eesti tõugum ära juba päris kenasti toime. Ja isegi nii kenasti, et traktori omanikust naabrimehe abi selles majapidamises enam vaja ei lähe. Eks ta ikka, kui siin lühikeselt väikene potipõld, nagu mul on, selline 15-20 meetrit ühte vagu vedada on juba ikka eriti esimest korda kevadel, see võtab ikka südame puperdama juba see üks ots, kuigi tundub, et mis seal siis ära ei ole. Ja ega hobusel võtab ka ikka lõõtsa käima. Mul on vedruäkke ja on piiäkke, nii et nendega järjekorras kõigepealt lasen need vaoharjad ära kuivada, siis käin vedruäkkega üle ja siis veel päevake kuivada ja siis piiäkkega. Ja siis, kuhu perenaine teeb peenra, siis sinna pole selle ta teeb käsitsi, aga kus on siis kartulivagu, sealt veel argkadraga vaod sisse. Eks nad tulevad natukene kõveramad kui traktoriga, aga vast saab läbi. Kuid hea töö nõuab ka häid tööriistu. Paraku on vähene nõudlus hobusele sobivate töökõlbuliku riistade leidmise juba päris keeruliseks muutnud. Eks nad on enamasti mul kõik ikkagi mitmest riistast üks kokku pandud. Aga täitsa töökõlbulikud, ainult minu noore ja väikse hobusega võib-olla natuke suure võitu, et nad on ikkagi selline poole sajandi tagune või veel natuke vanem suurte hobuste jaoks mõeldud riistad enamasti, aga kust sa väiksemat võtad? Valgamaal päris Läti piiri ääres paiknevas Parmu ökokülas on juba märksa suurem majapidamine, kus samuti võimalikult palju töid hobustega tehakse. Sealse peremehe sõnul on hobustega töötamise juures üheks olulisemaks eelduseks oskus oma igapäevasest elurütmist ümber häälestuda. Hobuse puhul on selge, et siin, kui sa siis hakkad toimetama, siis sa pead kõigepealt selle hobuse rütmi saama kätte. Aga ta on hea ju, et kui sa saad tolle hobuse rütmi kätte, siis ilmselt see hobuse rütm sobib pärast õhtul ka naise ja laste juures. Et ei pea neid ka siis ilmtingimata võib-olla kõigeks sõimama või urjutama, et kui sa oled hobust natukene seal pahitanud või silitanud, talle meelehead andnud, siis oskad seda ka pärast kodus teha, nii et selles mõttes ma arvan, ta on nagu asjakohane. Aga kindlasti ei saa selle linna tempoga minna hobuse juurde, et siis läheb hobune närvi, sellest jätkuvalt edasi lähed ise veel rohkem närvi ja siis too lõpeb üldjuhul halvasti. Parmu ökoküla on üks väheseid kohti, kus heinatööd peamiselt hobuste abiga tehtud saavad. Kõigepealt hommikul niitsime veel ühe niisuguse maatüki paljaks, mida oli küll plaanitud, aga mis oli muude heinatööde käigus nagu tegemata jäänud. Et sai see ära niidetud. Hein on küll juba ühtepidi vanaks läinud, aga ja hobusel ka selle võrra raskem tegelikult niita. Et nii-öelda jaanipäeva heina on hobusel oluliselt lihtsam niita ja kergem kui praegu seda juba pool puitunud heina. Siis poisid võtsid ja panid hobuse looreha ette ja loorehaga siis sai nüüd meil üks heinamaa lapikene kokku riisutud. Vanasti selle kokku, nagu meil lõunas kutsuti pulka tõmbamisele, eelnes tegelikult heina segamine, et heina niitmise aeg, kaarilaud selleks, et järgmise nii-öelda ringi niitmise aeg ei jääks niidetud hein ette. Kaarilaud selle heina tõmbab kõrvale ja siis too hein jääb nagu jääb paksemaks ja ei kuiva hästi ära, et sellepärast alati kõigepealt siis käidi hõredamal heinal ainult see kaarilaua koht üle, segati ära ja kui paksem hein oli, siis kõik hein nii-öelda tõsteti üles ja segati, et ta ilusti ära kuivaks ja pärast seda siis tavaliselt loorehaga riisuti heinamaa üle ja tõmmati hein pulka, kust oli teda siis lihtne kas saadu panna või otse vankri peale
et oleme praktiseerinud seda varianti, et niisuguse poolkuiva heina või peaaegu kuiva heina tõmbame loorehaga juba siis kokku ära ja pärast segame uuesti natuke rehadega laiali, et lüüa see kokku tõmmatud nii-öelda pulga alus laiali ja siis, mis on nüüd kokku riisumisega nagu nutsu jäänud niisugune hein, et see ka laiali, et ta paremini kuivaks. Ja siis me proovisime nüüd, kuna meil see hein oli siin pikalt maas olnud, nii nagu poisid ta kokku riisusid, natukene nad siin siblisid sees ja siis selle heina panime saadu, panime ta siis paju okste peale ja mõte oli selles, et siis selle saadu saame kohe viia küüni juurde ära, et ei pea enam seda heina pärast eraldi hakkama koormasse laadima või midagi taga muud, et niimoodi kiiresti niidu pealt ära. Peremehe arvutuste kohaselt ei olegi hobustega tehtud hein kallis ja aeganõudev hobi, vaid majanduslikultki põhjendatud tegevus. Ma julgen seda juba öelda, et täna puht nii-öelda rahasse ümber arvutatuna hobusega heina niitmine tuleks juba isegi odavam ja ettevõtjale kasulikum kui võimsate traktoritega niitmine. Suuresti hetkel jääb ta meie võib-olla harjumuste taha ja selle taha, et meil ei pruugi olla inimesi, kes seda tööd tahaksid hetkel teha, aga nii-öelda puht rahaliste rehkenduste järgi juba niipidi oleks kavalam. Ja selge vist on kõigile see, et nafta jätkuvast hinnatõusust me nagu kuhugi ei pääse ja kui sellel aastal teenustööna meie kandis heina niitmine oli kuskil umbes 40 euroga hektar, siis ma arvan, et järgmisel aastal me tõenäoliselt alla 60 eurose hektari niitmise ei pääse ja see tegelikult tähendab teisipidi seda, et järjest mõttekam on see hobustega töötamine. Lisaks haruldaseks muutunud tööriistade ja rakmete maksumusele mõjutavad hobutööde rahas väljendatavat mõõdet ka vajaliku oskusteabe vähesus ning loomade muutunud kasutusotstarve. Kunagine põllumajandusloom on täna valdavalt elulaadi kujundavaks perelemmikuks muutunud. Eesti Hobusekasvatajate Seltsi eestvedajate hinnangul võib traditsioonilise hobusepidamise taastamine ka meie külade elujõulisemaks muutumisele märkimisväärselt kaasa aidata. Mina näen küll ideaalis, et peaks olema hobune. See aitab inimesi hoida maal, urbaniseerumist vältida ja hoida ka lapsed just, et lapsed saaks selle oma elukeskkonna tunne, et siin mina tahan olla, siin on mul hobused, siin on teised loomad ja mitte ainult töö ei ole seal maal, et maal elatakse ainult sellepärast, et tööd teha, vaid see keskkond on ja hobune on minu arvates sellest kõige tähtsam loom, mis hoiab inimest maal. Hobusega seotud majandamine on arenev trend, et ta ei ole küll see, mis mahub riigi statistilistesse näitajatesse, kuid samas on ta just see siduv lüli, mis hoiab meil alles maaelu ja külaelu ja hoiab noored maal. Et mitte ta ei oleks ainult ratsakoolides või sooparkides, ükskõik kus kohta koondunud, aga ta peaks väga laialdaselt olema, nii et Eestis on neid territooriume küll, kus oleks vajalik veel hobuseid laiendada, eriti saared, mereäärsed ääred. Ajast aega pärandatud tööhobuste õpetamise ja kasutamise tarkused on Eestis tänaseks valdavalt hääbunud ning seetõttu on hädavajalik, et hobustega tegeleda soovivad inimesed juba enne looma soetamist vastava valdkonna abitsatõed selgeks õpiksid. Viljandimaal Kõo vallas talupidav Tarmo Tähemaa, kes hobustega juba 2 aastakümmet aktiivselt on tegelenud, usub, et töö hobusega eeldab tänapäeval nii kannatlikku pühendumist kui fanatismi. Et seda kipuvad paljud unustama kiiruga hobust võttes, et see ei ole traktor, et kui ma täna tahan, lähen taga välja, siis lükkan nädalateks seisma. Tulemuseks on terve hunnik rikutud hobuseid, mida müüakse käest kätte ja kellega pärast pole mitte midagi peale hakata. Lisaks hobustele ebapiisava töökoormuse pakkumisele kipuvad tujuajal looma soetanud omanikud neile vahel ka lausa
eluohtlikke trikke õpetama. Võtab inimene omale looma, kellel taga eriti kogemusi ei ole, kõige hullem, kui tal tahtmist ka ei ole. Õpetatakse mingi suvaline halb komme juurde, mida ei ole üldse raske teha. Hobune õpib väga hästi. Ja siis, kui enam toime ei tulda, siis müüakse järgmisele edasi, too õpetab järgmise rumaluse juurde. Neid näiteid on sadu ju tegelikult, et üks tore asi, mida inimestele meeldib õpetada hobust maad kraapima jalaga, et leiba paluda. Ja siis, kui ta näiteks 3-aastasele lapsele jalaga vastu pead virutab ja tollel pea lõhki on, siis tekib küsimus, et miks ta nii tegi. Et alati tuleks samm ette mõelda, et kas see, mida me laseme loomal teha või õpetame talle, et kas see tulevikus meie enda vastu ei hakka töötama. Viljandimaal Pärsti vallas tegeleb halvad kombed omandanud hobustega ratsastaja Priit Tasane. Priidu sõnul on iga hobune isiksus, keda enne temaga tööle asumist tuleb põhjalikult tundma õppida, sest ka pealtnäha vagur ja kuulekas hobune võib mitmete halbade asjaolude kokkulangemise korral nii endale kui teistele eluohtlikuks muutuda. Kunagi ei saa öelda, et hobune on ohutu. Et võib-olla surnud hobune on ohutu. Et iga hetk võib hobune ehmatada või mida iganes. Ei oska nagu tuuagi näiteid, et see on... Mina küll arvan, et hobune ei ole kunagi eriti niimoodi, et võid täiesti ohutult juurde minna. Alati peab olema väike ettevaatus. Ta on võimeline tagant lööma, saab ka külje peale lüüa, võib ka eest lüüa. Ta võib, hammustada võib. Siis paljusid asju hobune teeb inimese jaoks niimoodi, et ta tegelikult ei taha üldse halba teha. Et ma ise alles sellel kevadel sain meie 2-aastase Varsa käest tagajalgadega löögi ja algus ma olin ta peale hirmus tige, aga kui ma pärast hakkasin järgi mõtlema, siis tollel hetkel ta mitte ei tahtnud mind lüüa, vaid ta lihtsalt heast meelest keksis. Oma suurusele vaatamata on hobusel säilinud tüüpilised saakloomadele omased hirmud ja instinktid, mis tema käitumise teatud juhtudel ettearvamatuks võivad muuta. Ta võib karta mingit juhuslikku lehekest või krõbinat või kui ütleme näiteks tuleb esimene lumi maha, siis muutub maastikupilt tema jaoks nii palju, et kõik on uus ja igaks juhuks kõike peab kartma, et ühed asjad on need, et kui ta siis hirmuga hüppab näiteks kõrvale ja kui siis juhtub, et sa oled, ütleme, tema ja seina või tema ja puu vahel, siis kui sa sinna vahele jääd, siis ei ole midagi teha, sa lihtsalt olid vales kohas valel ajal. Loomale inimese jaoks sobiva meelelaadi ja käitumisharjumuste kujundamine nõuab hobuomanikult lisaks elementaaroskustele ja kogemustele ka järjekindlust ning kannatlikkust. Peaks ikkagi hobune tegema seda, mida soovib nagu ratsanik. Et kui sa lased ta lihtsalt käest ära ja teha seda, mida tema tahab, siis hiljem on nagu raske talle selgeks teha, et ta ikkagi peab kuuletuma ratsanikule. Hobune viskab seljast maha, mis ma pean tegema? Selga tagasi ronima. Isegi kui valus on? Isegi kui valus on. Miks? No muidu võib see lihtsalt hobusele niisuguseks heaks kombeks tulla, et näed, nii saab ka ja poole kergemini, et ma ei peagi pärast enam ratsutama, et kui ma nüüd ratsanikust lahti sain. Kuid ka liigne hirm võib hobusega suhtlemisel ületamatuks barjääriks kujuneda. Seetõttu tuleks omanikul loomaga rohkem suhelda, et tema reaktsioone väljendavad kehakeelt paremini mõistma õppida. Loomaga kokku puutud ja temaga nagu pidevalt suhtled, siis sa hakkad aru saama, et mida ta teeb, millal ta midagi teeb, miks ta siin oma kõrvu liigutab näiteks ja neid lidusse tõmbab, et kui tema käekirja järjest oled nagu tundma hakanud, siis kaovad ka enda hirmud sealt juurest ära. Et see, kes paaniliselt hobust kardab, ma soovitan, et jätkuvalt vaadaku teda televiisoris edasi. Ehkki tänapäeval enam hobustele endiste aegadega võrreldavat koormust pakkuda ei saa, peab inimesel olema võimalus ka tööde vahelisel ajal loomaga distsiplineerivalt tegeleda. Minu enda kogemus ütleb, et kui ma ülehomme tahan näiteks kartuleid mullata omal, see tähendab seda, et ma 2 päeva ennem pean leidma loomale mingisugust veotööd, siukesi pikemaid ja poolraskeid töid, et ta suudab ennast välja elada. Sest ma tean enamusel juhtudel, kui ma võtan nüüd tallist täiesti toore hobuse, kes on seisnud ja lähen taga kartulimaale, siis see on töö tegemises küll kõige rohkem kaugel.
millist tõugu looma algaja hobusepidaja võiks eelistada, sõltub eelkõige omaniku ja valdavalt planeeritavate tööde iseloomust. Kuid kõige enam soovitasid kogenud hobusemehed just oma aborigeense tõu lepliku loomuga esindajaid. Eesti hobune on üpris sobiv nagu algajale oma stabiilse niisuguse käitumise poolest ja päris niisugust noort hobust ei tasuks võtta, kes ei ole nagu välja õpetatud. Kui noor on noor? No ütleme kuskil 5 ja alla selle, et lihtsam on välja õpetatud niisugune vanem hobune võtta. Ruunad on nagu, et neil on need kõrvalised instinktid nagu kõrvaldatud. Märad teatud perioodidel on niisugused vähe isepäised ja täkk on ka vahest nagu ettearvamatu, et lihtsam on ruunaga, ma arvan. Ma isiklikult hindan Eesti hobust, mulle on nad kogu aeg meeldinud, nad on täitsa puhast Eesti hobust. Saaremaal on väga ilusaid väikseid praegu ja muidugi mandri peal on ka neid hakanud siginema. Nad on elava loomuga, küll tõsi neid õpetada tavaliselt on raskem. Ta on natuke pujäänim kui teised, aga kui ta ükskord selgeks saab, selle temaga töö tegemine on lausa lust. Tal on hea manööverdusvõime, ta saab ruttu aru, mis talt nõutakse. Aga jah, mingisuguse raske või hobusega vagu ajada. Ta on suur, ta on lai, ta ei pööra. Aiamaa lapile lihtsalt ei mahu ta ära, midagi teha pole. Et just kui niisuguseid töid, kus on palju vaja keerata näiteks ja siis ta on kindlasti niisugune osavam tükk maad. Et sel juhul võiks nagu teda valida, aga koolitamise või väljaõpetamise poole pealt ta vast on natukene raskemini õpetatav kui nüüd need rasked hobused, et kuna nad on oma iseloomult rahulikumad, siis nad lasevad nagu endaga rohkem nagu mängida ja õiendada, et see Eesti hobune läheb vast kiiremini nagu peruks kätte. Kui loomaga nagu selles mõttes valesti ringi käia, et teda kas peksta või hirmsasti sõimata kõik aeg ja ise närvilisena seal juures olla, siis ei aita seal ükski tõug ega asi, et siis see hobune paratamatult läheb närviliseks kätte. Kuna suurele hobusele väikeses majapidamises vajalikku koormust pakkuda ei ole, ajab Tarmo Tähemaa oma talus asju poniga. Kuid ka väikese poni puhul peab omanik looma iseloomuomaduste ja krutskitega suutma arvestada. Tuleb jälle kellelgi mõte, et kui tore, et ma võtan nüüd poni, et lapsed ratsutavad. Üsna tõenäoliselt lapsed üksi ei tule taga toime, kui tegu ei ole kas nüüd niisuguse vanaduse sureva või siis ära pekstud loomaga. Et kui ta natukenegi terve ja korralik on, siis ta ennast nüüd päris 3-4 aastasel ikka kantseldada ei lase. Et see tähendab seda, et ka vanemad inimesed peavad aeg-ajalt asjasse sekkuma ja selle aja leidma. Muidu reeglina jääbki see loom seisma aianurka kuskile ja siis ta kopli iluks võib ta muidugi olla, aga oma funktsiooni ta kaotab. Ehkki koormuse maht hobuse arenguloo käigus kujunenud geneetikat väidetavalt ei mõjuta, andis kaudselt ka sajandite jooksul Eesti taluperedes koostööd võimaldavate omadustega loomade eelistamine kohalike tõugude aretustööle teatud panuse. Need hobused, kes teevad suhteliselt keerulisi töid, ütleme näiteks kartulivagude ajamine või kus on täpselt vaja astuda ja niimoodi astuda, et ta ära ei talla ja palju pöörata, et ega see ilmselt on niimoodi, et ta natukene on ka võib-olla geenides sees, et omal ajal, kui hobust ikkagi tööloomana kasutati, siis suuremates majapidamistes tehti kõik aeg valikuid, et missugust hobust valida ja milleks valida.
Enne kui hobusega saab tööle asuda, tuleb ta rakendada. Ehkki rakendamisel kasutatavad riistad piir- ja valdkonniti erinevad, on kõige põhilisemate hobutarvikute kuju ja otstarve aegade jooksul enam-vähem muutumatuna säilinud. Kõige esimese tööna tuleb tallist või karjamaalt võetud hobune korralikult üle harjata. Lisaks hügieenile loob see tegevus ka hobusega suhtlemiseks head eeldused, mis hilisema koostöö sujumise nimel ennast kuhjaga ära tasub. Samuti on mõistlik ka kapjade hooldamiseks või värkimiseks vajalikud riistad tallis käepärast hoida, sest kõndides jalga sattunud võõrkehad võivad hobusele tõsiste tagajärgedega põletikke põhjustada. Et see kiilu vahedes see sõnniku väljavõtmine on ka oluline, et kui seisvad, ütleme sõnniku peal seisval hobusel kipub sinna teinekord ikkagi põletikku lööma, kabjamedaniku pärast ja kiilumedanik täpsemalt öelda. Aga sellega lihtsalt puhastati ära, et ta ei nüriks riistu ja näeks, mis seal toimub. Ja siis on siis tangidega käib lühemaks lõikamine, serva lühemaks lõikamine ja noaga natukene viimistamine ja siis on raskel on ka veel. Esmalt pannakse hobusele kaela rangid, millega loom talle rakendatud koormaraskust põhiliselt vedama hakkab. Rangide küljes on kahel pool roomarihmad ja rinnuse rihm. Kuna hobuste kaelakuju on erinev, oleks ideaalne, kui iga looma puhul just tema jaoks valmistatud range kasutatakse. Seevastu ebasobiva kujuga rangid kipuvad hobuse kaela marraskile hõõruma. Ämblikuvõrguna hobuse seljale laotatavad leied peavad tagama selle, et koorem näiteks langeval teel liikudes hobusele selga ei vajuks. Traditsiooniliselt vankritel ei ole pidurit ja siis lihtsalt allamäge minnes või mingisuguse takistuse tulles nad vajuvad selga. Kui igapäevaselt on hobusel peas päitsed, siis töö tegemise ajaks tuleb valjad pähe panna. Valjad on nüüd selleks, et saaks rauad suhu panna, ehk siis nende põhiline otstarve ongi hoida kuidagi viisi suuraudu ehk suulisi, ehk mis neil on hulga nimesid. Meie külas ütlevad kommid, paneme kommid suhu. Look, mis kogu rakendi tervikuks seob, ühendatakse rangide ja aiste külge roomarihmadega. Ning lõplikult fikseerib rakendi rangidel paiknev rinnuse rihm. Rinnuse rihm tuleb kinnitada sellise sõlmega, mida ohuolukorra tekkimisel ühe tõmbega saaks vabastada. Meie ühiskonda viimase poole sajandi jooksul mõjutanud poliitilised ja majandustehnilised arengud on jätnud hobuste ja inimeste koostööle sügavad jäljed. Sellest tulenevalt on oluline osata ka seda vähest tänaseni säilinud suulist ja esemelist pärandit märgata ja talletada. Mis olid Eesti Vabariigi ajal 1918–1910, kuidas see hobuse kasvatus selle ajal, miks hobust kasvatati ja võt seda edasi anda ei ole. Et praegu me peame väga palju õppima ainult kas mujalt maailmast võetud kogemustega või raamatutest, aga see ei asenda nende inimeste kogemust, kes on sellega tegeles juba väga taludes põlvest põlve. Kuid ühes majapidamises koos elanud hobusedki on teatud määral tööks vajaliku meelelaadi ja oskuseid põlvkonniti üksteisele edasi õpetanud. Ennemalt Vars käis koos emaga tööl igal pool. Ta nägi erinevaid olukordi, käis mitmetes kohtades, ta ei karda pärast võõrast teed, metsa, mida iganes, eks ole. Ja tal on ka mingi ettekujutus distsipliinist, et reeglina on nad varsad aisa küljes kinni nööriga, rihmaga ja nad elavad sellele tööle ilusti kaasa ja nad saavad sealt oma esimese kogemuse. Kas ja kui palju hobune Eestimaa metsades ja põldudel tulevikus tööd leiab, sõltub meie valikutest. Valikuid saame teha aga ainult selle põhjal, mida ise teame, kardame ja loodame. Julgen küll soovitada, et kui teil on vana ja lagunev traktor kuskil, et selle asemele võiks tulla noor ja terve hobune. Miskipärast ma arvan, et valdav enamus inimesi pingutab viimase võimaluseni kallist masinat pidades, naftat ostes, sest lõias laastusega hobuse pidamine pole mitte odav lõbuga. Kui me ei saa masinaid ekspluateerida, siis hakkame uuesti ekspluateerima hobuseid või mingeid teisi elajaid, aga ise liigutame ikka ennast kõige viimasena.
Eks ta nõuab algul õppimist ja palju katsetamist, aga mina olen sinnamaale küll jõudnud, et ta teeb mul aiatraktori tööd ära. Pojad taustaks talu, laialeelised malmid, mirdipõõsas postamendil, õhtueelne valge viin. Mind ei ole siin, tuttav murre, võõras valu. Uued rahvalaulu salmid, õnnistunne on momendil, õnnistunne on momendil. Ainult mind ei ole siin, kuhu kadusin, kus olin, kuhu kadusin, kus olin suveöös ja õhus. Kuhu kadusin, kus olin, kuhu kadusin, kus olin suveöös ja õhus.